Rasmus Linnmäe saab löögile ja pall on värava nurgas. Ja mängu sekkunud Rasmus Linnmäe suunab täpselt palli alla nurka. Mängu 66. minutil 2-0 Elvale. Ülenurmel sadanud ja Ülenurme staadion on ka selline, kus vesi väga ära ei taha minna. Väga selline Erik Ilves lööb 7. minutil selle palli ristnurka kinni ja me oleme tagasi viigiseisul ja murtakse Ilves maha ka. Vasaku jalaga kussi juures veel, et Erik Ilves tegelikult on paremajalgne mängija, aga ja tuleb löök ja selle palli virutab väravasse kapten Kristo Põldsaar ja Elva asub mängu 2-1 juhtima. No oli ilus värav küll. Et tundub, et selle kuidagi Elva mängul on. Kui Pangural ruum minna. Pangura võtab ette, aga kehva puude. Laaneots hästi säilitab palli säilitab Laaneots, kas leiab käigu? Värav vasakuga! Milline värav, ristnurka! Ja Elva viigistab mänguseisu 2-2-le. Saame näha, üle peade, sealt see esimene pall läheb, nüüd võimalus uuesti pall ka hästi saata, tuleb kohe puute pealt, oi kui terav pall sinna taha poist ja nüüd on pall lahti ja sealt tuleb 3. ära. Ja noh, siin ikka korralik väravate sadu teele pandud on, tundub, et Peeter Alev, see mängumees, kes selle värava seal ära sepistab ja oi, siin ikka korralikult, noh, jõumusklit esimese 40 minutiga Elva. Ja, palli säilitab. Ja, läks Okoro läheb. Okoro leiab Paju. Ja olemas Andre Paju, 3-1. Paju toob selle mängu ära koju, tundub, et siit ei tule enam Velko välja. Ja läheb nurgalipu juurde, fännide juurde tähistama ka Andre Paju seda. Väga hästi Paju leidis Okoro üles ja Okoro sealt tagasi uuesti Pajule. Pajult väga rahulik lahendus, väga hästi. Ja nüüd nägime ära ka selle, et milleks Okoro on. Ikkagi suutis selle palli ilusti säilitada ja kiiremalt sammud teha ja Pajule jala peale pall tagasi.